ja hakkame liistukastidega siit 30 tulema nagu. Muidu see liistu üks külg läheb sinna kaardina taha peitu, mis ma tas panen sinna. Et võtame 30 veel sellest seinamõõdust maha. See ei ole hetketrend, see on ajatu klassika. Vaata sõpru, Joey korter on kõik liistukaste täis. Versailles lossi mingit sarja vanast. Igal pool seina peal on need moldingud ehk liistukastid. Keegi reas, Kas sa pööritsid silmi just või? Ei. Saad aru, ma sain alles nüüd teada, et ma olen kõikides saadetes kasutanud ühe ja sama firma, see EHL Profilesi liiste. Ja neil on kodulehel mingisugune leht, kus ma saan nagu seina peal vaadata. No, et kuidas nad mõjuvad seina peal. Kui ma seda vaatan, siis ma arvan, et sein on lihtsalt ära värvitud ja lihtsalt on pandud peale see sinna. Aga ma ei saa sellest aru, kas ta on paneel või mitte. Okei, selles mõttes. Aga see valge tundub päris ja huvitav, kas ta päriselt on ka nii. Mulle meeldib see must. Tead, kus me seda musta saaks panna või? Köögisaare alla. Ma olen ka peaaegu disainer. Sa oled hakkad asjadest aru saama õigesti. Mul on väga hea meel. Ma ei tea, kas me eelarvesse ka mahutame selle, aga sa oled valmis ise panustama ka, kui väga on vaja või? Ikka. Meil läheb väga palju liiste sinu juurde. Ma mõtlesin magamistuppa voodi kohale. Me võiks siukse horisontaalse liistu panna nagu siukse ala nagu porteliistu moodi asja. Jaa. Mul tuli siuke mõte, et me teeme lae siniseks. Kujutad ette või? Selle paneksime sinna ülemineku kohale, värvime siniseks nagu laevärviga sama värvi. Elutuppa paneme natukene võib-olla mingid peenemad liistud siit vaatame. Mis arvad, kui me veel võime liist panna? Uksed. Ma olen varem seda saadet vaadanud. Me polegi kunagi nii palju erinevaid liiste kuskile pannud. Ma saan aru liistud ja värv ja pahtel ja aga kas see vaas on tõesti vajalik? Vaas on kõige olulisem asi. Okei. Mis sa ise valiksid siit? Kui ma sealt oleks endale koju pidanud midagi ostma, siis ma oleks ka selle sama vaasi ostnud. Vaata, kui kallis see on. See on äge või noh, teistmoodi.